kas keegi on süüdi selles, mis meil siin praegu on juhtunud, sest siin tuli jutuks see, et mis on vahepeal meie riigis toimunud, eks ole, ja milliseid raamatuid me oleme kunagi lugenud. Ja tõepoolest, ka mina lugesin lapsepõlves hirmus palju. See minu suved koosnesid põhiliselt sellest, et ma katsusin ema eest ära põgeneda, et ma ei peaks midagi kitkuma, midagi sellist tegema, et ma saaks kas metsas vaikselt maasikaid otsida või niisama seal ringi hulkuda või siis ma katsusin lugeda. Ja nüüd ma olengi ka avastanud, et väga paljud raamatud, mis olid tollal tõlkeraamatud ja mida võidi tegelikult isegi Nõukogude Liidus tõlkida selle mõttega, et näed, kapitalistid ja mida nad seal kõik teevad ja hoopis mingisuguse teise mõttega. Ja nüüd ma näen, et see on meile kohale jõudnud. Ja mul ongi väga raske just selle tõttu, ma ei suuda minna väga isiklikuks isegi meie, metsandussüsteemi suhtes, sest me oleme lihtsalt saanudki heaoluriigiks. Ja kõik see, mida me oleme teinud, kogu see tehnoloogia, mis on sisse tulnud, kogu meie arengud on lihtsalt viinud väikese paratamatusena selleni, mis praegu toimub. Et kindlasti saab nimetada mingeid nimesid, aga et ühelt poolt näiteks seesama vääriselupaikade kontseptsioon võeti ju samuti üle Põhjamaade metsaseadustest, kus see oligi loomulikult tasakaaluks ülemajandamisele toodud. Nii et ütleme nii, et me suutsime rakendada seda vääriselupaikade kaitset võib-olla hetk enne ülemajandamise algust. Nii, aga mis siis toimus kohe mõned aastad hiljem, oligi see, et kaitsemetsad kaotati, vääriselupaikade inventeerimine jäi sisuliselt seisma, öeldi umbes nii, et neid on nüüd juba piisavalt olemas, hakati neid vaikselt jälle uuesti maha võtma ja selle aja jooksul just riiklik metsandus tohutult intensiivistus, tuli kogu see harvesterimajandus sisse ja nii edasi. Et tõesti, lihtsalt mis on nagu toimunud, on see, et ongi nagu suurtootmisele on üle mindud. Ja seesama on ju toimunud põllumajanduses või milles iganes, kui me niimoodi vaatame. Ja mis on selle käitaja lihtsalt, et oleks odavam. Nii et ma ei tea, kui ma nagu ka filosoofiliselt otsin seda põhjendust, et kuidas me saaksime minna tagasi niisuguse inimlikuma, looduslähedasema eluviisi juurde, siis ma natuke jõuangi sinna küll tagasi, et see heaoluühiskonnast ettekujutus sellisena, nagu see praegu on, peab põhimõtteliselt muutuma. Et see ei saa olla enam selline odava tootmise ja vabriku põhimõte, sest see sööbki kogu selle mitmekesisuse ära, sest alati on odavam, kui kõik metsad on ühtemoodi, neid saab ühel ajal majandada, kõik põllud on ühtemoodi, saab ühel ajal mürgitada, saaki võtta, koolid samamoodi, tore, kõik lapsed suurtesse klassidesse, erandeid ei tohi olla. Kõik on ju sinna suunas läinud. Et mina ise olen käinud ühes viimastest nõukogudeaegsetest algkoolidest, kus olid 3 klassi ühes ruumis. Ma arvan, et see on olnud võib-olla minu kujunemisel üks kõige olulisem etapp, just need koduteed, mis kestsid vahel 3-4 tundi läbi jõekalda, metsade ja nii edasi, eks. Mitte see teiste lastega mängimine isegi niivõrd või suhtlemine, aga just see, et see oli minu aeg ja minu vabadus nagu ringi vaadata. Ja üks mõte veel, enne kui ma teistele edasi sõna annan, et samuti ma olen mõelnud, et aga need tänased metsamehed, teate, mitmed neist on ju natuke vanemad kui mina või enam-vähem samas vanusklassis. Meie lapsepõlv oli ju samasugune. Millest see siis tuleb? Et mina hulkusin ju samamoodi lihtsalt metsi mööda, käisin näidismetsamajandi lasterühmas